plaks tehtud. Sina ju mäletad ka plaksu aega, sa oled ju ka... Ei, sul on klapi aeg tegelikult. Henry Plaks. Jaa, klapi aeg, jah. Klapi aeg, what the fuck, ma tahtsin ju. Mul on intro lugu ka, oota. Klapp on piisav okei või nagu... Tead, eesti keel nii rikkarik. Igast asju võib tähendada üks asi. Alustame. Hei kuulaja. Pohmellipäev algas, nagu ütleb tunnuslaul taustal. Külas on Reket ehk Tom Olapur. Ütlesin, või peaks... Nii, nüüd sai läbi päriselt. Tehtud. Kas peaks seda F-i rohkem rõhutama? Olaf? Absoluutselt. Tom Olaf. Kui me üldse räägime minust ja minu nimest, tugineme ikkagi, mis see oli see Norra suur viiking? Saint Olaf. Olaf, jah. Olaf, ta nüüd norrapäraselt. Soomepäraselt on Olavi ja tegelikult eestipäraselt Olevi. Oleviste on Püha Olafi kirik, kes tõi Norra üldse ristiusu. Oota, aga mis osaline eesnimi on? Olav. See on lükkum. See on adaptsioon. Aga kas sa tead Oleviste, sa tead seda lugu? Mul keegi kuskil rääkis, tõenäoliselt mingi kohustuslik kunstiajaloo ekskursioon sinna, et seal oli olnud, et see, kes seda torni ehitas, ta ei öelnud kellelegi oma nime. Keegi ei teadnud ta nime. Ja siis kui tal oli torn valmis, siis keegi pakkus hõikas alt. Ei, Olevi või? Olevi on siis, mis see eestipärane oli? Oleviste, Olev. Ei, Olev, kuidas käbarad käivad? Ja siis ta oli, what, sa tead mul? Ja siis kukkus alla sealt. Meile räägiti nii. Ja seal on üks, oleks ma tähele pannud, siis ma teaks, mis selle nimi on ju. Igal kiriku osal on oma nimi, on ju. Sina, kes sa tõenäoliselt oled võõrsõna leksikoni läbi töötanud, et kust riime leida, on ju. Siis sa tõenäoliselt tead, aga põhimõtteliselt nagu Õismäe majadel on rõdu all see üks koht, kus vahel on esimese korruse rõdu all. Vaata siuke väike, kus sa arvad, et kassid ja kodutud saaks. Saad alt sisse minna või? Rõdu all siuke jäetud siuke veider koht, kuhu tegelikult nagu vihma sajab, lapsed saavad vehtu minna või hukakat mängida. Just. See koht, et sarnased kohad on seal Oleviste kirikul ka. Nüüd võiks olla see, et full ajasin kirikut seganud. Tegelikult tuli Nigulda nimi. Toom kirik on teine, mis on Toom on ju. Töösaga siuke nagu Õismäe alla. Sellises kohas on kellegi nagu kivistunud suurnukeha. Ehk et nagu just kui keegi oleks välja kaevatud, aga see on kivikujuga, ma jälle väljend selle kohta tõenäoliselt ja see on siis väidetavalt seal Olev. Okei. Ja 100 punkti selle eest, kui mul see õigesti meeles on. Vähe tõenäoline, aga totally believable. Kas on siis balsameeritud surnukeha seda öelda? Ei, ta on nagu, võib-olla seal all on, keegi ei ole julenud. Ei, see on nagu nii pikk inimene. Kusjuures nad olidki kunagi. Siuksed loobitavad. Heidetav. Oota, mis mul jäi see poole, öösõnaga see Olevist, kas seal tipus oled käinud või? Jah. Jõhker ikka on see. See on mingi pool pohmelliga läksin. Õudne. Ja mina nüüd jällegi numbritega ei tea, aga kunagi see oli vist olla olnud ikka oluliselt pikem, kui see puidust torn oli enne, kui ta maha põles, eks ole. Esimest korda. Ma mõtlesin, nagu me kõik mäletame Tallinna pommitamist. Või seda see ei saanud pihta, ma ei tea, mis üldse. See, võt, jah. Hakkan luksuma vaikselt. Ja, oota, see, tead, seal Olevistega on see, et ma ei mäleta, kas ma olen, aga mul on mõte läinud sinna, et mõtle, kui sa oled mingil eriti toredal nagu hängil ja siis keegi ütleb, et keegi, kes on just hakanud Ironman'e tegema ja triatlon on ju, lähme Olevistesse ka, pole ammu käinud, nii seal pole üldse inimesi. Tavai, lähme. Ja siis on kõik tavalised Eesti tüübid, nagu, mingi väike pohmell ka ja 15 kilo kindlalt üle nagu normaalkaalu. Lähme, tuleb hea pull. Ja siis ega nüüd sõpradena sealt alla ei tule, ma arvan, sest see on tõesti insane. See ränk oli see, jah. See spiraal ikkagi läheb ühel hetkel täitsa nagu, ütleme, see terav nurk hakkab minu kahjuks täiega mängima. Aia. See ongi kogu aeg on üks aia, et sa ei saagi nagu
ühel hetkel lihtsalt ei tule ruumi juurde. Aga tead, miks TikTok hea on? Sest sealt ma õpin nii palju asju. Praegu tuli meelde näiteks, et miks Olevi see torni airtrap läheb nii, et sa just lähed niimoodi. Et su parem käsi on sisse poole. No. On see, et kui vaenlane tuleb, siis see, kes üleval pool kaitseb, see saab parema käe saada. Ja see, kes alt tuleb, see peab kuidagi switchiga. Just, see on, see on mu vasak käsi, fuck! Lärnud jaas! See on mul nõrgem käsi. On guard. Seda õppisid TikTokist, Ja siis vaatasin üle ja... Ei no tegelikult ma ei vaadanud üle ka. Ma ei kontrolli mitte ühtegi fakti. Kui seal on piisavalt... Nüüd AI ajal on eriti persest, et sa saad ju ma saakski teha mingi vale fakti kanali. Ma arvan, et neid on oma jagu. Et valet, vaatadki, kuidas maailm põleb, nagu Batmanis öeldi, some people just wanna see the world burn, Mr. Wayne. Et teedki nagu, saad genereerida ju, make it look like a medieval painting from an old book ja siis paned prillid ette, ma olen ajaloolane. Nobody cared who I was before I put on the sunglasses. Imeline. No see kirikulingo on iseenesest päris pull, jah. Ma olen käinud kunstiajaloo eriklassis nii-öelda või selleks süvaõppeklassis. Järelaitamine nagu selles mõttes, et... Ei, ikkagi nagu päevaõppes. Ja ega kahjuks on see täpselt sellisel ajal, et ega see väga ei koti, nagu, kui sa õpid seda keskasja. Nagu. See on nii, ja. Et sa, tegelikult täna on nii, et miks ma ei võiks seda kõike mäletada või teada, et sa tahad kõike muud teha, sa tahad ära minna sealt, mõistad magada sisse siin tundi. Jaa, just. Aga see on nii loll, see mingi kuradi ajaloo asi. Mul just üleeile vist oli see, et tegin süüa ja mõtlesin, mis ma siis panen. Ja ma ei tea, YouTube ju, või Gmail või see kuradi Alpha Industries või kes see omanik on lõpuks, nad ju näevad mu vanust. Ma olen aasta pärast 40 ja lihtsalt pakub nagu... Hitler was a nice guy, actually. Neid videos, või tegelikult, mitte päris nii, aga on mingisugune deep dive 1,5-tunnine dok sellest, et mis on saanud Hitleri sugulastest. Ja siis, Üldse üks mees, kellest räägitakse hästi vähe nagu. Need on oluliselt palju nagu rohkem saanud vist seda mingit screen time'i viimastel aastatel, kui ta tegelikult üldse peaks temast rääkima. Ei samas, ikka miks... Aadu, ei saanud kunstiülikooli sisse nagu... Et jah, tegelikult oleks nagu... Ma ei mäleta, et mind oleks haigelt kottinud ajalugu. Aga siis törtsu vist läks siis põnevaks, kui nagu alates vist mustast katkust. Siis kui nagu the carnage ja sujad. Võeti Tiberi jõest võeti skumbria välja ja siis kõik surid ära, sest et see oli, vist oli laibasöö ja kala nagu. Oli või? See on nii fucked up, et sa ütled praegu, sest see on meil Kristeliga üks vähesid sõnu, mis on meie jaoks naljakas sõna. Skumbria. Me võtsime juunikuus kassi ja ta nimi on Skumbi. Nagu hüüdnimi nagu skumbria pealt, sest et see oli sõna, mis Kristel on mingi intakas ka öelnud, et mis mina talle justkui tutvustasin. Ta mõtles, et see on mul välja mõeldud sõna skumbria ja siis ta mingi hetk oli üksi poes ja siis nägi kalaletis nagu ja ma siiamaani ei tea, kas see on, kui sellest on mingi muistend, siis see on päris kala. See ei ole see, et kui sa paned kilu mingisse marinaadi, siis sellest saab skumbria. Ja vist see folkloor vist oli selle sõnaga see, et scum eating fish, et ta sõi reaalselt laipa ja siis ta andis katku edasi. Cool cat. Scum eating fish. Perse. Fuck. Ma võin muidugi eksida, aga ei kontrolli minu need kanalid omal ajal on mulle selle nagu pähe istutanud. Skumbria. Kas sa kuhugi lüürikas oled ka pandud skumbria või? Ma ei... See oleks fucked up, see oleks nii tõuse. See oleks päris äge tegelikult, kui nüüd hakata seda võtma nii. Ei tea küll, jah, peast ei tule. See indeksib praegu näitsi aeglaselt. Kas sina jõuluvanasse veel usud või? No anyway, ma arvan, et sa peaksid jälle hakkama uskuma. Eriti neid koduseid Eesti jõuluvanasid. Tead küll need kodu ekstra või nüüd demu kostüümiga. Isegi seda väga kergesti süttivat habet pole viitsitud lõpuni ette tõmmata ja siis tulevad nüüd viisakalt sokkidest tuppa, sest muidu on kõik kohad pori täis ja siis nad peavad ise selle ära pärast koristama, sest ilmselgelt see on sinu enda maja, kus sa seda etendust poole persega teed. See nii-öelda jõuluvana, ta ei pea isegi oma häält moonutama, sest ta on oma keele täpselt parajalt viimase 5 tunniga pehmeks joonud. Ma seda mütsi ei hakka panema, et titel ei saa niikuinii midagi aru.
kuulavad sul luuletused ära ja siis kui mõni tats suvatseb üle minuti esineda, siis on kohe nagu ja võta kink nagu tubli, liigume edasi, järgmine. Nende pühade ajal on ka Vivatbetil üks lihtne ja konkreetne jõuluabiline. 20-eurone jõuluboonus. Salmi ei küsi ja pai ei pea ka tegema. Pitsi ka ei taha, ütleb isegi aitäh pärast ja ongi kõik Sest kui ma oma sõbrale ostan jõulukingi, siis ma veidi nagu eeldan, et ta ostab mulle samas väärtuses kingi vastu. Niimoodi lihtsalt maailm toimib. Ja niimoodi toimib Vivatbet ka. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Aga sa tegidki üle meie külalise rekordi ka, see oli minu enda soovil, sest et mul väike, mitte et öelda double booking tekkis, aga võib-olla ütlesin hommiku poole, aga tegime päris hommikul. Kristjan Jõekald oli seni kõige varem kell 10 alustasime, nüüd me Tomiga alustasime 9.30. Ja, see on väga hea, sest siis on veel terve pikk päev veel ees, saad analüüsida, mis sitta mäed. Ja kõik, aga samas, kui ma alustasin sellega enne Covidit, siis oligi vahel kella 6 juba mikri ette ja see autentne, ikka veel täis pohmell. Ja nüüd vaata, kus ajad on muutunud, pohmellis pole enam maisugi või minu puhul kindlasti mitte, täna ma räägin. Siin on mingisugused tühjad eeljoodud termosed. Seal on must kohv, meil on väga pro stuudio, kui sa soovid omale musta kohvi, see on mullivesi. Mullivesi, jah. Aga korra tagasi tulla selle ajaloo juurde, minu meelest see on nii huvitav teema, sest et ajalugu on ju kõige ehedam, kõige esmasem ja algupärasem humanitaarala, et ta ütleb asju, mis olid üsna kindlalt, eeldus, et meil on see faktikontroll, see, mis on meil siin 200 kilomeetrit idapiirist, igaüks kirjutab oma ajalugu nii. Ajalugu kirjutatakse ümber ja ajalugu kirjutavad tavaliselt võitjad, kes siis nii-öelda siis kui me räägime nüüd sõjalisest ajaloost. Võitja. Võidame koos. See on väga võimatu koos võita, kui sa kellegi vastu sõdid. Sa pead alla andma reaalselt. Et jah, need ajalugu kirjutavad võitja pooled. Ja mina ütlen ka, et see ajalugu oli nagu lamp, kuniks ma jällegi sa ühel hetkel saad aru, et see ajalugu lihtsalt on. Teda võib-olla kannatab õpetada paremini, et ütleme, et sul on kunstiajalugu, sul on ajalugu, sul on muusika-ajalugu, võib-olla veel mingid asjad, mis siis võib-olla võtad nii, et hakkad pihta kõikides klassides samast ajast ja sa rafli saad aru, mis samal ajal toimus. Ma ei tea, ma usun, et see tänapäeva koolides juba on niimoodi, aga minu aju siis küll ei võtnud niimoodi seda, et okei, ma loen kirjandust, eks ole, samal ajal oli mingi, mis iganes, Londoni suur tulekahju ja siis keegi kuskil kirjutas mingisuguse sümfoonia, et ma ei tea, ma ei pannud neid seoseid kokku. Aga ei tea, äkki need, keda ma ei pane sind endaga samasse paati, keda ma pidasin nendeks eriti leimideks nohkariteks, äkki need olid seal juba panid neid niite kokku. Mindmappingut ja kindlasti. Türa, ma ei jõua ära oodata, et kooli minna. Perfect storm, see kuhu see kõik areneb. Täitsa pärast näed sa suurt Britti või? No võtta, mina käisime ikka nii kaua aega tagasi, et ega see info väljaotsimine ei olnud enam ühe Hey Siri kaugusel, kaugeltki mitte, et see oli ikka tahtma pidi. Mingisugune templiga raamatu pidid võtma kuskilt ja tagasi võid trahvi saada, kui tagasi ei viinud. Aga see olid kuskil Lasna koolis või? Ma olin 21. See on piiri peal. Ta ei ole, jah. Kadriorju kesklinna piiri peal. Mul oli siis üks aasta, kui 11. klassis oli 21. läks remonti, siis me olime Tondirabas, mis oli mul suht kõrval. Oot, sa olid enne seal, kui see cool oli, jah? Siis kui seal oli veel Lõunakeskust ja... Ma lõpetasin Coolis koolis. Ahah, jah, just. Jah, niimoodi. Ja siis oli nii, et sayonara, bitches. Te saate seal suure aatriumi, kus on tiipklaver ja ma olin, et mina pidin olema nühkima siin vastu mingit Kaido kama pilti ennast kolmandal korrusel. Aga hei, vaata, kus that's the way the cookie crumbles on ja et mis pidi see lauak ennast keerab, et nüüd on ka minu pilt on 21. On jah? Jesus. Treppi peal. Maalitud või? Prinditud ja allkirjastatud. Tavai. Aeg läks. See on ju 21. see on Raua tänaval on see, siis see pääsen ju. See on see mingi... Ma mäletan, me käisime, kui see oli just uus kool, siis mu vennal oli see bänd Ursula.
siis nad käisid seal esinemas mingil aktusel. Ja siis ma olin nende see dokumentalist, käisin ka, siis ma nägin ka uue maja ära. Ja me kindlalt vist ei olnud seal, see oli ikkagi kool. Koolipinna peal me ei olnud kindlasti. Ei joonud? Ei olnud, täiesti kindlasti. Ja alaealist olime ka, me olekski saanud juua selles mõttes. Seal mina kindlasti ei ole kunagi koolis joonud, täiesti veendunult kohe. Aga ma tean, kus seda, kui ma kitukas oleks, siis ma saaks öelda, kus seda tehti, kuigi ma ei mäleta, kes seda võis teha. Esimese korruse rõdu all. Ei, 3. Teises oli aulas, oli see mingid suured samed kardinad, seal taga oli hea klassi õhtul. Varbad väljas. On arusaadav! Ei mäleta küll, et oleks elus on mingisugust impulssi, et võiks koolis juua nagu absoluutselt. Siis ikka oli tsuke, mis võib öelda, just kui see kõlab halvasti, kas see siis olid veidi paipoiss? Kus koolis käisid? Tallinna parandusel üldse, mis käisin mina. Parandusel üldse. Aga võib-olla ma oleks tulnud ka teie kooli jooma, siis oleks pidanud tulema või kuskile niimoodi. Ma ei tea, ma ikkagi austasin seda, ma pidin järgmine päev sinna uuesti minema. Tead, meil oli ka see, tegelikult tundide ajal tegelikult ei olnud, see oleks ikka full väljaviskamine. Aga ma eeldan, et meil, kuna me tegime, see on see, et kuidas kõiki kooli võimalusi kasutada ära, oli see, et me nägime, et seal on mingid bänditehnikat ja siis tänu sellele, et tehnika oli, siis keegi hakkas mõtlema, et võiks mingid bändi teha. Ja siis paar aastat kellelgi oli edumaa ja siis me näeme noorematena, et koolis saab bändi teha, vaikselt hakkad ka, ema on muusikakoolis mingi kontsert, kas ma võiks ka hakata muusikat õppima, ema lootusetult hiljaks jäänud, pole mõtet. Okay. Ja siis hakkad vaikselt ise strammima tääbide järgi ja siis saad teha proove ja siis järsku saad võib-olla huvijuhilt võtme, mida võib-olla õpilastele ei tohiks anda ja siis... Üsna sarnane käekiri. Sest et bändi tegemine ikka oli cool. Et kuskilt sa nägid seda, ma ei tea, kas siis mõnest Saksa telekanalist, musakanalist, et keegi teeb bändi, aga selge see, et kui sul puudub igasugune algharidus, mis mul puudub, tol hetkel puudus, täna ka puudub. Et ega see ei ole niimoodi, et võtad mis iganes gitarri või pilli või et hakkad lähed proovi tegema. Et siis ma vist avastasingi, et kirjutada on nagu operatiivsem veidikene, et nii palju mul seda seoste analüüsi peas on võimalik teha, et ma nagu suudan mingit sõnu kirjutada. Ja siis ostsid hästi kalli pastak, sest et aga nemad saavad osta endale instrumenti. Nad ei saanud endale instrumente osta, eks kõvasti hand me down see oli seal ja siis kuidagi oli nii defitsiit ka, siin ma praegu vaatan, et ma ei tea, päris palju pille on ju, erinevaid helikaardid ja mingid asjad, mille üle me tegelikult kunagi vesistasime niimoodi, et oleks ainult see. Nüüd on see niimoodi, et see kogub tolmu, et viige minema see siit, et nad räme ruumi raiskamine, et me tegelikult ever ei kasuta seda. Ja, täpselt. Mul Joosep Järvesaar aitas sellest üle saada, ma olin hästi pikalt see, et tehnika peaks olema nagu see, kui mul see tehnika on, siis kui mul oleks see kuradi sünt, mis oskab neid arpeggiasid õigesti teha, siis tuleks, siis ma hakkaks ka head tehnot tegema. Ja siis näed Joosep Järvesaart oma kuradi esimest hitti tegemas selle vana M-audio hõbedase kaardiga, ma ei tea, kas ma USB-ga mingi sinine juhe läks sisse, 2 nuppu siuksed eenduvad ja siis väikselt nagu mitte ühtegi pilli klaviatuuriga klahvid, sa pead ja siis saad aru, et täiesti valesti kõike teinud, et ootad, et mul on see MPC 1000 vaja, siis ma hakkan õigesti tegema. Siis ja siis on, mul pole rütmitaju ja ma üldse teen. Ja Joss oli, Vabakal oli kunagi selline koht nagu Kabareeri Soom. Mäletad seda, et Veskil oli seal see teatriruum ja siis see kuidagi alati mingil eluajastul, kus moraalne kompass oli, ütleme, sügaval lõunas, siis ikkagi leiti tee sinna Äftekale nagu. Ja siis seal taga nurgas kuskil kardinate taga istus Joss, kes tegi lihtsalt Logikuga mussi. Juba siis? See oli ikkagi juba, ma ütleks, et see oli Peetveter, see oli kindlasti kuulus juba sellel ajal. Ja, see võis ollagi see. Mingi transition. Just. Kui neil oli see musa video ära olnud ja MTV. Vist jah. Ja aga ta oli nii, et see on nii huvitav, vaata, mingitel hetkel sa pead sellest aru saama, et kui sa oled nagu the shit, siis on 2 asja, mida sa pead tegema. Ennast nagu füüsiliselt mega heas vormis hoidma ja pühenduma enda craftile, mis iganes see siis parajasti on. Maailm seevastu
töötab täiega selle kahjuks. Sul tekib mega palju huvisid, hobisid, nagu tahaks teha, käia, reisida. Sõpru kandikutega. Võib-olla, absoluutselt. Ja siis see nagu, ma ei tea, kas Eestis on see nii või mitte, aga suures pildis on see, et nagu put your head down ja grindi seda järgmist. Et mis sa siis ootad? Igal teisel juhul sa lihtsalt jääd muidu selles roolis magama. Nagu. Sest et neid segajaid on nii rõvedalt palju. No ma enda pealt tean, ma nagu 100% magasin võimaluse maha, kui see Pärnu Maranda aeg oli korraks. Siis ma olin nii, et olemas, teed veits komedit lihtsalt selle nii-öelda kiire kuulsuse pealt mingit sitta. Väga ette ei valmistunud, kõik oli pohhui, kõigil on mind vaja pigem, mitte et mul on neid vaja, siuke vastik nagu hästi, mis see sõna on, cringe tunne on praegu mõelda nendele asjadele, kuidas siis aju käis. Et polnud nagu üldse kohal, nagu mingis mullis oled lihtsalt, et kuradi parukas pähe ja lähed kuhugi weekend pulli tegema. Ja. Aga nagu üldse ei nagu aga kui vanas olid siis? 20, ma ei saa, see ongi nõvel, ma ei saa öelda, ma olin noori loll, ma olin 27. Aga see ongi 28. See, ma arvan, et see ongi, seda enam on see, et sa tunneb, et see tundub, et see on nagu mina olin 30, kui mingi võit sai kuulsaks nagu. Et nagu ma olin, et okei, et see on isegi võimalik, et siis mul ei olnud ammugi mingit aimdust, et kuidas sellest peaks nagu kinni hoidma. Minu ainuke oli see, et ma pean hästi palju mussi tegema. Ma toodan, ma nimetan seda loomiseks, eks ole. Looming, mingi 5 aastat, 4 albumit aastas. Nagu 5 aasta peale umbes 4 albumit. Nii et ma tegin mega palju tööd. Kuniks sa lihtsalt ise ei jaksa enam seda teha. Et siis sa pead jälle nagu võib-olla taas leiutama midagi. Aga nüüd sul on harvemini, nüüd sul on mingi üle aasta või? Kuidagi nii üle aasta ja ka ma pean realistlik olema, et see, et ütleme 2 aastat tagasi mängiti mingi top 2 lugu, oli mingi minu Panama paberid oli raadiotes, ma olin, et what the fuck, kus isegi reaalne on, äge, et see tundus nagu, ammu tundus uskumatu, nüüd eriti uskumatu maailmas popmuusikas, mida domineerivad väga noored, ma ütleks mehed massiliselt. On ka loomulikult naisterahvaid, aga põhiliselt on seal nagu need kutid, kes on need trendsetterid, eks ole, kes siis, keda vaadatakse alt üles just need TikToki põlvkonna inimesed vaatavad. Et see oli nagu tuus ja täna ma olen nagu mingis teises kohas sellega, et ma nagu üldse arvan, et ma ei pea mingi sõrme kuskil pulsil hoida, et ma ei näe üldse, et see on oluline enam. Aga ma vaatan selle su nagu sotsiaalmeedia presentsi järgi, et sul vist õnneks ei ole mingit inimest ka, kes sul perses oleks nagu, et kuule, et vaata see naljakas trend tuli, mis ma ei tea, posti tee ka see, aga eesti keeles, et sul on ju EP väljas, Leek Rüübe, EP Kulak, Kristel lasi ka tegelikult EP välja, Grammofon ja Daniel Levy, aga neil vist oli 7 või 8 trekki ja siis nad ütlesid album. Aga mõtlesin, sa saadki öelda album tegelikult, kui sul on üle 5 laulu ja üle 15 minuti. See, et see Spotify ise seda EP-ks peab, see ei ole Eestis. Ehk siis sul on tegelikult album. Praegu panin. No, las ta olla siis, jah. album. Jah, kui öeldaks selles mõttes, ma ütleks, et see on 7. album, jah, kuivõrd, et see on mingi just kui jooksin pool maratoni, sa tegid pool mingist asjast, kõva vend, et nagu, ei, sa tegid ikkagi terve asja. Mõtle, kui see maratoni pikkus oleks ka subjektiivne. Ei, mul ei, see ongi täpselt tervik. Oleneb, kui kiiresti sa jooksed, aga vahemaa on vahemaa on muutuv. Ei, finish pole oluline, see on nagu retk. Ma olin esimeses 3 etapis, olin jumala hea. Annan medal tagasi. Et ühesõnaga, sul ei ole vist mingit... Ei, mul ei ole ühtegi inimest, kes mulle ütleks, mida ma tegema pean. Kuule, et tee see nüüd ja siis on see ja mine kindlalt sinna ja ütle seda. Ma käin TikTokis, ma olen üle 2-3 kuu umbes. Nice. Must be nice. It's really great. Ma olen väga, kuidas ma ütlen, ma ikkagi avastasin, et see telefoni mõju mulle hästi. On jah? Aga kuidas oli ta mingi muu asjaga seotud umbes, et ma ei tea, mingi joomisperiood ja siis saad aru, et pohmas kägares ja TikTokis või pigem oli see... Saadad mingid suvalisi teeme. Ei, mäletad, mina ka, mäletad. 2018, meil tekkis mingi hetk. Cheersis. Olid sina? See pigem oli see, et ma sain aru, et ma ei loo enam midagi. Et ma ei lase endast, mu ajul ei hakka igav enam ja ma ei hakka analüüsima maailmat või oma mingit
mis iganes käitumist, asju, mida ma olen lugenud ja palju ma siis lugesin. Et kohe, kui igav hakkavad elu välja, võt kohe mingi refresh ja vaata, mis täiesti võõrad inimesed oma eluga teevad. See oli väga teadlik otsus, ma ütlesin, ma ei saa tegelikult sellega hakkama, ma ei suuda teha ühte asja korraga, noh. Ma ei suuda vaadata isegi mingit jalkamängu niimoodi, et ma ei ole samal ajal telos ja ma nii, et see on mega probleem minu jaoks. Ja ma sain ise selle piduri peale. Läksid kuhugi kuradi retreati siis, et põgenes lihtsalt panin telefoni kinni lihtsalt. Ei, midagi. Ainuke asi, mis jäits oli see, et ma ei võtnud telefoni taskust välja. Isegi seda mingit nothing phone'i või mingit... see on eriti nagu lamp. Mõtlen, et meile saad SMS-e samas, kui väga vaja see netiga, siis lähed selle veidra brauseri kaudu Gmaili. Pop, mis iganes see... Pop, jah. Pop 3. Normaalne protokoll. Vennad vaikselt feisivad auti, kui tutvustavad seda kuskil Sudaanis, ma nii, et no that's the next shit. Damn. Ei, las see telefon olla, nagu mis iganes ta on, et pilte ma tahan ikkagi teha ja ma kõige suurem screen time tulebki see, et võib-olla sõidad, veis läheb autos sinna asja ja siis see ikkagi nagu loeb. Aga üldiselt jah, et loomulikult ma kasutan arvutit ega mingisuguse päris hermit ei ole, aga ma sain aru, et mul on tegelikult häda, sest et see, mida ma teha tahan, on lugeda ja kirjutada ja luua, siis see täiega segab. Aga siis jäi mingi raamatu lugemine ka vähemaks. Täielikult. Aga nüüd on siis full tagasi book nerdiks. Ja, ma lähen pärast Keskraamatukogust läbi. No, nerd! Nice. Aga mul on see, ma kardan seda värki, ma olen igast mingisugust paaste ja dieete proovinud ja see emotsionaalselt see on nii üllatavalt fucking training. Tegin hiljuti mingisuguse elukaaslase soovil ja tegime koos mingi soola, suhkru, niisu, õlide, liha, mingi paastu, nii et sa põhimõtteliselt sööd ainult nagu maitsestamata tatart. Ja siis saad aru, kui palju see emotsionaalselt on seotud toit nagu, et kui palju ma saan mingit tuge toidust, nagu heast, kuradi voldid mingi jälle peekonipurksi sisse endale. Ja siis on see, et sain üle esimesed 2 päeva rahv, siis juba harjud ära, vai mega hea korraks siuke realization, et ongi, söödki pähkleid, kui veits kõht tühi on, nagu pole vaja mingit loaded fries ja tellid. Tõesti ei ole. Ja siis, aga siis tekkis juba uus level, see sama, et nagu, et teraga tegelikult ma cheatisin, nagu ma scrollisin nagu terve aeg, kui nagu sitt oli. Et kui nagu see ka ära võtta, siis ma ei tea, mis saaks nagu. Aga kas sa ei leia, et see on mingi väga lihtne märk sõltuvussuhtest? Aga tegelikult, et see probleem on ju. Mitte see, et sellest ma ei saa loobuda. Ma ei saa kohvist loobuda. Mingi mees sa oled addicted to beans. Tere, mul just praegu on see, et ma olen nüüd täna vist 6 aega, ma pole algsi olnud. Lihtsalt mingi, mul on see, tuleb see oma stand-upi filmimine ja mõtlesin, et let's nagu äkki saab veidi näo sirgemaks ja nagu pole, mul hakkas mingi otsa ette tekkima ja keha karjub, et lõpeta ära. Ja siis nüüd mul on see, et mul on reaalselt iga 2 tunni tagant türatakse uut kohvi. Et nagu... It's something, midagi on vaja ja veipi maksin uuesti, kõik kohe tuleb nagu tagasi mingid muud asjad, aga siis ma olen jälle saanud TikTokis tuge, et mingisugused 50-aastased miljonär golfarid on samamoodi näitavad oma kuradi termost enne, kui nad golfirajale lähevad, et this used to be like Jack Daniels filled up to the brim, on ju, nüüd see on mingisugune 5 shotti topelt espressot on sees lihtsalt ja tüübid käivad seal samamoodi lihtsalt, et sa nagu ühe sita asja, väga sita asja asendad sita asjaga lihtsalt. Kui see nagu... Võib töötada ja nii. Et ma ei tea, ma tean, tegelikult peaks ammu proovima seda, et seda, oledki nädal aega vait ja screeni pole, kuradi ühtegi tehislikku ainet ei ole. Esimesed on kägaras, lihtsalt esimesed paar päeva ma oleks kägaras, ma arvan. Ma mõtlen, kuidas seda kõige lihtsam teha on. Vaata, selline praktika on nagu vipassana meditatsioon, et sa lähedki sellise ruumi, just Rootsis, kui ma ei eksi, kõige lähem koht, kus sa saad seda teha. Vipassana. Rootsis on aeg. Jaa, aga see ei ole Rootsi nimi kaugeltki mitte. Vipassana. Jah, okei, nii. Ja siis sa ei tohi rääkida kellegagi seal, see on veel inimesi. Aga kõik teevad seda sama asja, et seal vist on mingi väga askeetlik skene, nagu magad
kivide peal ja tekis vist saad peale, aga üldse rääkida ei tohi, väga-väga nagu vähe saad süüa, aga pahatihti need on siuke, et me ei anna sulle mitte midagi, see on 2,5 tonni. Sa saaks teha tegelised. Ilma lennudki piletit kuskile mingi vanas koopas on ju, et see, ma eile rääkisime ühega sellest ka, et kas see peab olema nagu, et sul nagu nii midagi ei pakuta, et siis ma arvan, et mida kallim see tuusik nii-öelda on, et seda tõenäolisem on see, et sa viid selle lõpuni, sest sul tegelikult nagu raha peale paha, nagu sa sellist asja teed, aga teistpidi vaimselt see võib-olla kindlasti ma arvan, et see aitab sind nagu. Mõnigi. Lihtsalt seda kodus teha, näiteks miks mul on stuudioruum on see, et et ma tean, et mul on kodus on külmkapp, mul ei ole stuudios külmkappi, ma ei lähe lihtsalt vaatama sinna. 40 mintsa hiljem tegelikult vinegrett näeb päris hea välja nagu. Aga nende retriitidega see on, ma olen võib-olla nii küünik või et see, ma naisena julgeks minna vaikuse retriiti, kus kõik on nagu, ma ei tea, ühissaunas koos või midagi, siis on, keegi paneb käe külge ja siis ei tohi öelda ka midagi, sest see on vaikuse retriit. Niimoodi ma ei olegi mõelnud. Sest on neid lugusid on nii palju, vaata, ja siis see šamaan nagu... no eks see on kulti on see muidugi, kuskil on mingi... Et nagu see on hästi palju usaldust vaja, mitu sõbrannat enne ees käinud, aga kes see sõbrand see esimene oli, kes käis, vaata, et ei, see tüüp on chill. Sest nagu, see on nagu nii fucked up tundub, et sa peadki terve elu elama nii, et on ta chill või? Kas see tüüp on chill või? Et siis pigem teedki kodus seda. Ja ka ma väidan, et neid ühiseid asju, neid dieedi asju on nagu oluliselt lihtsam teha koos. Et kui see, et sul on mingi mõrsa on ja et ma ei tea, you do you, aga mul on praegu siin nagu pasta carbonara ohtra soolaga siis, et aha. Selle nurga pealt küll, aga teise nurga, ma just, kui meil läbi sai see paast. Ja tegite ära ikkagi? Jah, aga see oli mingi nädal aega, et on ikkagi pallet cleanse lihtsalt. Pidi lihtsalt nagu seedimist puhastama ja sigan. Aga kui see läbi oli, siis ma ütlesin, et järgmise teeme eraldi, nagu mitte sellepärast, et nagu, et keegi cheatis või midagi, vaid oligi see, et ma tundsin ise, et ma muutsin nii ebameeldivaks inimeseks, nagu esimesed 3 päeva vähemalt oli see, et kas ebameeldivaks, mitte et nagu, kindlalt mingisugune ärritus oli kõrgem, ärrituslevel, aga teine oli see, et lihtsalt see nagu masendund ront svamm kuskil nurgas vaata esimesed 3 päeva, kui võib-olla tal on palju kergem olla ja siis ta peab tegelema sellega, et mulle toeks olla. Ja see ei ole päris aus. Et nagu ma tean, sest et see kuidagi läbiv teema siin külalistega, aga et enda puhul ma lihtsalt tean seda, et ma olen nagu nii unfiltered Kristeliga, et see on hästi väsitav talle, ma arvan. Et kui homidega oled, siis ma olen cool vend, nagu see ei mõjuta mind, aga siis kui oled elukaaslasega, siis kõik mõjutab neid. Ta vist on nii, jah. Võib olla küll, et see on nagu nii väsitav ja siis sellepärast naised võib-olla pole sellepärast, et tüübid mingi teraapiasse, et nagu see on kasulik, vaid türa ärge meile unloadige kõike seda sitta, nagu meil on enda asjad ka. Nii et kommenteerige alla, kas see on nii. Skumbi lendab takast välja lihtsalt. Ei saanud soola kätte kapist. Kuidas see, ma esad korda proovisin sellist lukki nagu toon taga. See on hea, ma mäletan, see oli sügaval 90-ndatel, kui sa koolipildis tahtsid nagu aru saada, kas keegi kuulab muusikat. Türa, mul vist on üks, kus mul on ruuduline särk ja siis all on samasugune pika varukaga ja mul on lühikesed juuksed ja just 7. klass vist. Ühesõnaga proovisin seda ja siis terve aeg oli nagu siuke veider tunne, sest et alati tahad ise teemaks tuua, võtta. Kui enda jaoks midagi uut, kutid eriti, nagu mul sõber värvis juukseid esimest korda võinud. Ja siis kohe, kui mingi ühine häng oli, siis S-asjana kõigile ütles, et kuule vaata, päris hea on ju. Või vaata, ma mõtlesin, ma teen nagu, et jumala eest keegi ei märkaks ja ise ei ütleks. Sa pead enne kiirelt nagu sweep innima, et mina ise ütlesin. See võib-olla päästaks neid tänapäeva räppareid, kes mingi küüsi värvivad, vaata, et sul tuled ise selle jutuga enne kui öeldad, mida asja siin toimub, nagu, mis siis istud seal veits on piinlik, keegi nägi,
et sa nagu julgesid kodus selle küüne ära võõbata, vaata, aga siis sa ei julge seda nagu, istud seal kuskil tondirabas, vaatad hokid, käed rusikas, küüned on enda pool. Äkki keegi näeb. Julgesid teha, julged ka tunnistada nagu. Täpselt, kurat, näita. Selle tuli meelde jälle üks väike folkloorilugu, mis võib-olla pole tõene, aga meil peotantsu õpetaja rääkis, meil lüütsamist oli pool vabatahtlik peotants, nii et ma oskan foxtrotti ja tangot ja pool vabatahtlik on mingi... No siuke, et meil pärast tunde on võimalus käia ja siis ma ei tea, kes seda, et mul ei käinud nagu mingi silmarõõm seal trennis, et mul oleks on nii, et nagu muidugi lähen. No umbes nagu praegu need on need bachatad või mingid, et mehed lähevad lihtsalt naisi käperdama. Suur üldistus. Täiesti võõras maailm, ei tea. Et ühesõnaga seal rääkis, et miks Eesti rahvatantsus on naistel käed niimoodi. On see, et need tulid just põllult ja need küüned sitasid ja siis nad peitsid ära. Nii palju, kurat, siin kuu aega pole joonud, siukest infot hakkab tulema kuskilt ajusopist. Aga jah, selle kuradi mittejoomisega on veits see, et vastikult palju on fucking vaba aega. Nagu. Tegin ühe tööprojekti nagu nädalavahetusel ära. Tavaliselt on see maha kantud aeg ette juba nagu, et ei, reedel on, ma ju pean minema kuskile, mul on sõbra see aeg ei, nädalavahetus ei ole üldse mingi aeg, just, nagu, et see on minu nagu, aeg see on olla ja terve lihtsalt nagu kägaras see top mõttetu tegevus ikkagi, kui sa okei, ma tean, et see on mõnus nagu švipsis olla, eks ole, ja napsu võtta semudega, aga kui sa nagu võrdled sellega, seda kõige muuga, siis see on üsna kummaline asi, et me nagu reaalselt mürgitame oma keha ja siis tuleme maha sellest veel mingid päevad, nagu keha on niimoodi, tahaks pasamaa seest välja higistada, vaata. Tõmba veel endale see topelt juustu kuskilt ka, et muidugi. Et see on raske õhus, jah, aga kuidagi see on jällegi sotsiaalselt nii normaalne. Eriti nagu Eestis. Noh, mul on muidugi see, et mul on see vastik paganama taak ka, et huumoris väga ei sallita õigesti elajaid. Või noh, tegelikult vist artistidena ka väga, või noh, et nagu kui sa oled liiga õige, nagu siis sa kaotad nagu mingi common maniga võib-olla relatability ära, kui sa oled nagu ainult Ice Bath Guy, nagu kes David Cogginsit teeb. Ehk siis ma kahjuks vist pean elu lõpuni ikkagi jooma. Ma teen paar pausi vahel teen, nagu pagan. Muidu... Et kas... normaalne elu, fuck the common man ja tervis või nott ja huumor ja kummastki ei ole nõust loobuma. Ja kui surivaadil sittagi elust ei mäleta, nagu lihtsalt kõik on blurr, nagu mõtled, mis toimus. Ja no ja kui maksabekid juba otsa ette tulevad, siis võib-olla see 1 kuu ei piisa. Millal sul see asi välja tuleb? Palju sa endale võtnud oled aega? Tegelikult 16, 17 on filmimine. Täna on 10, ehk siis nädal veel. Ma ei tea veel, kas ma üldse viitsin nagu. Mul on tegelikult homme on sünnipäev ka. Mul on seal mõelnud, et kas ma äkki teen väikse joogi, aga nagu üldse ei kutsu. Tähendab, ei kuule jälle, see on pohmellipäev, ma ikka teen kärakad, pitsid. Sinu õigustuseks ma ütlen, sa oled väga sitt välja. Selles mõttes täiesti on brand. Nice! Ma olen juba parandamatut tämmi teinud. Et nagu see Alkashi alimas. See on nagu, kes see oli, see Wim Hof vist, talle pandi mingisugune tema kunagine õpilane ja siis ajakirjanik, kes tema vist nagu nii-öelda väidetavalt kuulsaks tegi kuskil New York Timesi kaudu. Sinna hooli ma olen ka kukkunud, et see tema kriitika nagu, et noh, midagi see Wim Hof tegi valesti vist, et ta õpetab mingit hingamist, mida ei tohiks nagu avatud vees teha üldse, sest sa võid reaalselt pilditasku panna ära uppuda, mingid asju on, mis ta on õpetanud valesti veits, ehk siis sellele pani puid ja kuidas ta vastutust ei võta ja siis üks oli see, et ja sa näed, et ta varjab, et ta oli full Alkashen ja seda on nagu näost näha, et vaata, tal on see nagu Põhjamaa jota nagu nina, et see, et nagu, mis ta paljudele ei räägi, on see, et nagu depressioon ja naise enesetapp ja raske on ju, aga sa olid full nagu, no et mitte, et see halb on, et inimene muutunud on ennast. Aga ta enam siis ei võta kannab see? Vist mitte jah, et sealt tuli see, et nagu see, noh, parandamatu tämm on tehtud, et ükskõik kui Iceman sa oled, siis see on ikkagi mingid algsi asjad, mis sa oled teinud. Vist on nii näkku kirjutatud ja et ega selle eest ei tõesti põgene. Või siis geenid. Lihtsalt. Ka genees, loomulikult, jah, absoluutselt ei tasu vähe tähtsustada. No, mis on, minul ei ole kunagi olnud varase ärkamise vastu midagi, kui ma just ei ole eelmisel õhtul tulnud kontserdilt või olnud mingi peo peal, on ju.
täna jällegi sa märkad üles nagu nii kott pimedas, mõtled, what the fuck, nagu mis kõrget kohas ma elan. Et kuidas ma saan seda enda jaoks nagu seksiks mõelda, see ei saa, see ei saa nagu, et see nagu vihma sajab suht risti, nagu natuke siuke õrn vihma, nii et mine pekki, imestad siis nagu, et miks ma siis ei tahaks istuda mingi heasse autosse ja nagu olla mõnusalt sõita kuskile kohale, vaata, et see on nii, et okei, et ma otsustasin, et ma tulen jalgsi täna, sest mul on veel mingid et nice thinking, Tom. Keegi jumala märg on siit mingisugune see mingi villane see kasukas on seljas ka see nii, et nad on vist leiutatud juba mingid optimaalsemad materjalid, millega jalutama tulla. Aga siis aga sa ei taha Icepeagi jopega. Ei taha, jah. Aga see on hea praktiline, Tamrexist sain. No kindlasti, jah. Snickersi kindad, väike tidriks on peal ja vaata see nagu issi tuleb. Jällegi, mulle brändidest täiesti suva kuniks nad mulle mahuvad selga need riided, aga jah, et las mul olla ka oma lukk siis. Just, ma tahan seda lambanaha villast lukki. Jah, et vaatad ühe korra Yellowstone'i ära, siis on niimoodi, okei, see kuradi kogu mu kapp läheb seda revideerimisele. Howdy. Ma ei ole veel vaadanud. Vend tegi veidi sita PR-i sellele Yellowstone'ile, ütles, et veidi räägib, et nagu veidi siuke telenovela drag on vahel kohati. Või samas, mul läheb sassi juba Entourage'i kohta ütles seda, et see on nagu põhiliselt meeste Sex and the City, et seda ei viitsi nagu vaadata. Et kuigi ta vaatas kõik ära nüüd mingi 70 hooaega või mis seal on. See vist oli päris tutske oli see minek, jah. Aga Yellowstone'iga on see, et nüüd ongi, kui siukseid ma olen vaadanud, nagu praegu ma ei kujuta ette, kuidas ma üldse kunagi Sopranose või Wire'i ära vaatasin nagu täispikk, nagu et mis elu. No siis mul oli pigem mingi mondi töö, sa teed tunni ajaseid auke ja siis snäki ajale vaatad tund aega episoodi. Et praegu, kui tuleb mingi, keegi peab ikka väga promoma mingit, et this is the shit, nagu siis kui Squid Game. Aga siis on ju sul ikkagi see, vabandust, free will öelda, et mulle ei meeldi see või et see nagu, et sa üldse nagu play'd panna. Ja üldse see aeg leida, et nagu tarbida midagi järjest tund aega, et kõik ütlevad, et uus põlvkond, ma endale aju samamoodi kärtsend ära, et ega väga see, mis sa rääkisid, et jalkamängu ei saa ilma vaadata. Veits on. Mulle see meeldis, mulle see nagu romantiline mõte sellest Wild Westist ikkagi meeldib. Ta meenutas mulle väga ka seda Successionit, ta lihtsalt teises situatsioonis, eks ole, seal on mingi pärimise skene ja siis seal, kuidas sul lapsed suga näitavad, ema pole ja nii edasi. Et see mulle ikkagi nii palju nagu meeldis, jah. Ja Supermani isa on ka seal ikkagi. Kevin Costner. On Supermani isa? Ta ühes filmis. Man of Steelis oli Steelis. Kõik. Tead see Man of Steeli? Man of Steelid on, ma vaatan, küll tunda igal nali. Teeme ainukese ettevalmistatud osa ka. Lihtsalt teeme lihtsalt 1-5 hinda minu täna hommikul kirjutatud räpiriime. 5 on hea ja 1 on siis nagu mitte väga hea. Vastupidi. Vastupidine päev on. Nii, 1 2-realised on need. 1 on 4-realine. Lihtsalt, et äkki, nagu meile koomikutele öeldakse, et võid kasutada. Kui pärast anekdooti, nii et siis ma võid kasutada. Või kuulaja võib kasutada ja siis pane mind autoriks. 1 on siis hommikul mu kube kerkinud puuks. Mitte nagu beer, vaid morning wood. 3. Et nagu said aru, et puu ja siis nagu wood ja siis... Ma sain aru sellest. Ma sain kohe aru sellest. Sellest ma sain aru. Aga et nagu puuks on nagu ka... No see on siin kirjas. See on Halloweeni, aga books. Oh, shit, sa veel! Nii, oota. Pean peas enne läbi lugemist, ma ei oska üldse nagu laivis lugeda. Maks, mis annab kange alks, võiks tõsta the teacher's palks. Pane maks, mis annab kange alks. Maks, mis annab kange alks, võiks tõsta the teacher's palks. Okei.
see on nagu multilingvist. See on siuke sotsiaalkriitiline ka nagu, et miks me aktsiisidest õpetajate palkasid nagu, et kui keegi teeks selle Genius Explain That Lyric video minuga, siis on nagu see, et noh, kui me vaatame ühiskonda, et siis õpetajate palka ja piisavalt ei tõsteta. Okei, see oli 2 minu meelest. Liiga reach oli see palks ja palks on reaching, jah. Nii, okei, viimane, siin on 4 rida, aga need on lühikesed read. Mitte leivad ühte kappi, vaid liisingusse auto. Nüüd see uus kuumaks teeb mu suu jaoks kuumaks. Teeb mu sinu jaoks kuumaks, on vist parem, muidu oleks segamis. Mitte leivad ühte kappi, vaid liisingusse auto. Nüüd see uus kuumaks teeb minu suu jaoks kuumaks. Sest nagu... Tavai. Aha. Ütle 4, please. See on 4. Siin oli rohkem ridu ka. See ongi üks korralik riim, ongi ju rohkemate ridadega. On jah? 4 on järgmine kord, kui keegi tuleb. Kui tuleb, siis tee 4-seid. Tavai, märge juurde, selge. 4 on better. 4 produpest. Kuidas räpis, ma ei tea, mis siin... Pole olemas sellist asja. Ja ma mõtlengi, et see, miks seda nii veider öelda on, nagu, sest see on alati siuke, et nagu tšik tahaks juurde teha, kui ütled räpp ja müts viltu ja nagu kas kui sa muusikat kirjutades teed väikse siukse sõbraliku stäbi kellelegi, on ju. Üks, noh, selles uues albumis oli ühe mingi muusikainimese mingi väike nimi sees, käis läbi. Et kas seal on ka veits see, et sa saad tegelikult öelda, et come on, see on lüürika ju, et ütleme, kui see inimene tuleb pärast, ütleme, kuule, miks sa mu enda loo sisse panid. Kas sa siis ütled, come on, see on ju lüürika lihtsalt või... Sa mõtled Saaremetsa? Jah. Aga see ei ole üldse stäb tema kohta. Ei olnud või? Absoluutselt mitte. Siis ma ei oska kuulata muusikat. selle jaoks on vaja tausta saada natukene. Ma ei mäleta, mis aasta võis olla 2010-11, ma ütlen 2010. Röövelööbik võitis musa auhindadel suuse, ma ei tea, auhinda nagu. Raul Saaremets, ma ei oskagi midagi öelda, et see oli siis seal Alexelas, mis on Nokias on ju. Et siis läksid lavale, aplaus, kõik Šeripofid, kes pedarud läksid lavale. Saaremets vaatas auhinda, et ei oskagi midagi öelda, et mingi vittu. See oli kõik. Selles mõttes, et see et see on ikkagi tähelepanek elust enesest, et seda natuke peab tausta teadma, aga kui ma pean hakkama seda selgitama, nagu, siis ma ilmselgelt ei ole tööd väga hästi teinud. Laulus ma mõtlen. No ma ei saa hakka laulus öelda, sest et üks nagu Saaremetsa sest et aastal kohtu tead, aga see oli mul niikuinii siuke risky reach mul, sest et kõik kuulajad ja Kristel teab ka, et ma olen megasit sõnade kuulaja. Ehk et kui ma proovisin teha veidi Anu Välbat ja nagu niimoodi kuulata nagu fucking kuula sõnu. Mida ta ütleb praegu? Ja samal ajal aju läheb ikkagi, et türa kui hea beat on. Baby shark. Siis ma sealt kuradi milkisin välja enda arust mingi targa paralleeli, et meie nagu stand-upis saame öelda alati, et kui me, isegi kui sa paned kuradi pool tundi Koit Toomele laval puid, on ju, siis pärast öelda, see on nagu nali, vaata, nagu see on nagu chill ju. Aga seal ei saa niisama loopida ju. Ei, ma ei kavatse, aga seda polegi kunagi üritanud teha, et ma ei taha kellegi tunnete pihta minna, aga teistpidi on ka see, et eriti võib-olla, kui sa kirjutad näiteks mingisugused isiklikumaid asju, mitte niivõrd ühiskonnakriitilisi, et üldiselt mingi asjad on pekkis, see on suhteline, eks ole, kellel on, kellel ei ole. Aga ma ei kirjutaks kunagi kellestki võib-olla nii, et see laul on sinust. See laul on minust. Ma alati kirjutan enda nagu laulu, et keegi teine võib-olla ei ole isegi ära teeninud olla kuskil, nagu, mitte selles mõttes nagu halvas mõttes ära teeninud, välja teeninud, vaid ta on nagu see, et I didn't sign up for this shit, nagu, et ma, selles et kui räägi, ma saangi nagu enda nagu tähelepanekutest kirjutada, et ma ei ürita kellelegi haiget teha, või et kui ta ükskord seda kuuleb, siis ta küll aru saab, et see on temast. See on väga ebaõiglane. Ma võib-olla olen seda varem teinud ja see on mega ebaõiglane. Laulu seest see ju välja enam ei saa. Just. Meil on sõbraga naerame alati seda, et
et kui on hästi lihtne, on ju, alustavat endukat täis uut räpi riimiartisti on ju võib-olla nagu veidi tõgada, on ju, aga hästi siuke praegune või paari aasta tagune siuke hästi levinud asi oli see, et kõik on paralleelid on ju räpis, et just siuksed laisad, et et tuleb, et nagu Evelin Ilves paparazzo fotol paneb tatti võõra mehega, mis teeb Toomas, et nagu siuksed puusalt panin praegu, what the fuck et suur papa luksub kuskil praegu. Minu meelest tal oli see. Oi, pürst. No, fuck, mitte seda. Ma ei saanud Beastie Boy'd, vabandust panu. Aga lihtsalt jälle kuradi surun seda paralleeli asja, sest et rääkides paralleelidest, ma toon paralleeli stand-upis veid sama, et ma olen seda vist Ainu Aidaga rääkisime ka siin podcastis, et mida ma ise proovin tähele panna, aga mis on veits siuke laisk cop-out komedis samamoodi on see, et kui ütled mingi nähtuse ja siis tood vastupidise nähtuse, et see on nagu siis, kui teeks nii, siis oleks ju naljakas, on ju, ja siis mingi hetk saad aru, et on kõik naljad selle mustriga või. Siis saad aru, et fucking nagu slap out, nagu praegu on mingisugune ime, et midagi, mingit sitta pastakast lihtsalt veel. Okei, jah, see otseselt küsimust nagu ei olnud. Et mulle meeldib seda teha, mulle meeldib, minu aju jällegi töötab niimoodi, et mul tekivad seosed ja seostega on lõbus mängida nii-öelda. Ohver on siuke, ütleb, tema seda nagu sõna üldse üritab mitte kasutada nagu nii väga, sest et vastasel juhul millest sa siis nagu räägid. Et see on, kõik on nagu miski teine asi, eks ole. Mina alati arvan, et see on nagu mingi tunnetus, et kui sa ütled, et see pani mind tundma nagu, ma ei saanud aru, mida ma teen, nagu see esimene poolik samm siis, kui sul läheb jalakäijad see valgusfoor läheb roheline, et see okei, kõndimine käib nii, aga sa tead, sa kuuled seda, et ma tean, mis tunne see on, et see ongi üks räpi minu meelest ilusaid võlusid, sest teistes žanrites nagu üldse ei räägita nii, vaata. Mul võib-olla on see, et see on ka siuke, et see on hästi fine line, vaata, mida on võib-olla raske edasi anda, et eks see on maitse asi lihtsalt, et mingi gäng inimesi lihtsalt, kui see on see nagu, võib-olla see on see, et kui ta on liiga miks ma üldse lahkan, mis mind häirib räpis. et ühesõnaga, siis kui on võib-olla liiga siuke päevakajaline ja liiga selline inimeste põhine. Et et kui ongi puhtalt see, et nagu mingisugune, et panedki mingi võrklaeva, automaksu, et kui läheb mingiks siukseks, nagu see on nagu siis, kui kuradi, Riigikogus on patiseid, nagu et mingid siuksed, what the fuck, et kui ta on nagu, see sama on nagu, et seal on see fine line, et ma, komedis ma kasutan ka neid paralleele tegelikult väga tihti, aga mingid ju siis lähevad oma enda radaralt läbi, sest need on lihtsalt nii head. Võib-olla jah, et sa oled nagu väga taibukas mingite asjadega ja siis väga sa pead ka arvestama sellega, et kui sa üritad seda common man'i nagu kätte saada, siis sa ei saa väga nagu väga hullu panna, mis teistpidi jällegi, mina olen alati selle poolt, et ma ei usu, et mu kuulajad on lallid inimesed, et ma usun, et nad nagu ikkagi kui nad suudavad süveneda, kuulavad, siis ei lähe neile üle pea, võib-olla esimese paari korraga. Kunagi oli see muusikal oli niimoodi, et albumeid tehti vähem ja siis sa kirjutasid just mingi 7 aastaks inimestele mingidagi kuulamist. Täna on ju nii vahet, mulle ei meeldi pane kohe minema. Kohe järgmise, ülejärgmise juba, ma olen tegelikult juba kuulangi kantrit, et see käib ülikiiresti, aga see ei õigusta seda, et sa teed sitasti, sa teed naiivselt, sa teed nagu läbimõtlematult ja ma väidan, et nagu meil on justkui mingisugune muusikaline kriis, mis ühtepidi ei ütle mitte midagi. Kui minu jaoks see tekst on nii oluline, siis me tegelikult see tekstiga mul ei ole kellegi teksti huvitav kuulata praegu. Ma väidan, et nii on. Et kõik ülejäänud produtseerimise tehnikad ja kõik on olnud täiesti filigraansed ja nagu super ja kõik kõlab hästi ja ma ütlen, et vennad, millest te laulate? Nagu mida te ütlete? Kas te üldse nagu, et miks see siis üldse nagu midagi teete? Äkki ongi kõik tehnilised producer-based nagu. Aga see on ka kurb, mis ma olen pannud tähele, et on mingid suht suured artistid nagu nad teevad nagu kannapöörd, Eesti omad mingi viimase ja mingi paar tuntud lugu tulnud. Mingid, et kui üks lugu on hitt, ma pole varem tähele pannud, et kui mingi artist teeb hiti mingis kindlas tunnetuse, mingi kindla tunnetusega biidiga,
et siis tuleb mingi aasta hiljem tuleb kellelgi sarnane, no et on, ei saa nagu, ma ei saa peast välja neid, et nad on kuulanud seda lugu lihtsalt, seda ühte eelmise aasta hitti ja teinud nagu ja siis nad on ise ka suured nimed juba. Ja siis nagu miks see nagu... Ma tahaks nimesid. Fuck. Sa tahad öelda niimoodi, et kui nagu USAs on mingi Shabuzi saab kuulsaks, siis Eestis hakatakse kantrit tegema järgmine aasta või? No põhimõtteliselt, aga ma mõtlen isegi, et kohalikult. Niimoodi, et niimoodi. Okei. Yeah. Aga see on siuke... Võib-olla see on ebaaus kõigi suhtes ja mis ma üldse vingun siin nagu. Minu meelest see on väga huvitav osa dialoogist, sest et mis me sellest arvame, et noh, et kui sa seda tähele paned, järelikult see häirib sind on ju, või isegi sa märkad seda, see ei tähenda, et see ilmselt häirib, vaid sa paned seda tähele. Ma annan krüptilise vihje, millest ma räägin. Üks tüüp, kellega sina oled ka teinud ühe loo, hea loo, temal oli lugu paar aasta tagasi või aasta tagasi, kus oli siis siuke meeskoori vibe oli refräänis ja nagu siuke koori refrään oli. Ja siis mingi väike laps vahepeal ka laulis. Ja siis nüüd on tulnud ühel teisel grupil ka siuke meeskoori refiga asi, millel on minu jaoks täiesti sama vibe. Okay. Ehk et seal on tunda nagu seda, et kurat, teeks midagi nagu see, teeks midagi nagu see. See on... Mina kunagi väitsin, et ongi hästi raske on Eesti mussi kuulata, sest et sa tahad nagu võib-olla nii palju kuulata, et saad aru, mida mitte teha. Et mida need teised siis teevad, et miks ma peaks olema, noh, et isegi ütleme väga pragmaatilises mõttes, et kui keegi hakkab pukkima 2 artisti, siis ta on nii, et miks ma peaks seda võtma, sest et see on ju lihtsalt vaesemehe see või noh, et kui tal ei ole mingit oma asja, vaata. Et vägisi pead eristuma. No, ma väidan, et peab, aga noh. Eestis on üldse see mõnus selles mõttes hea süsteem, et sa võid noh, et just kui raha jaoks tihti on see, et nagu tee oma seda mussi nagu, aga nagu see raha tuleb sealt, et sa teed coverbändi mingi Telia peol iga aasta või noh, et nagu mingi 7 keikat nädalas umbes. Okei, 6 või kvartalis. Ei noh, ma arvan, kui sa paneks kokku, et hei, ma teen kuradi, mul ei tule ükski, türa, kes see praegu hästi suur tüüp on lokisjuustega Hispanic. Et ühesõnaga, et sa saaks Paavalt panna, mul on kuradi pasunatega Bad Bunny. Mul on pasunatega asi, ma teen Bad Bunny covereid Bruno Mars vahele, ma räpin mingid Eminemiga. Mul oleks üritusturundusagentuurid oleks, ma peaks teised numbri võtma selle jaoks. What? Ta teeb Bruno Marsiga või? Don't believe it. Jah. Et nii see on vesinud väikses Eestis, et nii on, jah. Mussi teed endale ja türaga lihtsalt, et ma ära ei unustaks, ma ei tea, mis sul endal suhe selle projektiga nüüd on, aga ma nii armastasin pizzat nagu. See oli nagu mul nii repeat'i peal, see oli kuidagi nii hea kombo. Pizza oli hea kombo, jah. Nagu kuidagi see kuradi selle Frederikune, see fresh touch nagu beatide osas ja nagu Aga kuidas sellel põlvkonna tüüpidel on, kas nad annavad ju nagu suhteliselt ready beat'i või koos kirjutate? Ikka me tegime koos. Sest ma mäletan lihtsalt, kui meil see Pärnu Randa asi oli, siis tulid nagu sellised veidi vanakoolimaad produd Dixile pakkuma biite põhimõtteliselt. Ja siis ma sain sellest erinevusest aru, et nagu praegu on vaata see, et alates juba, ma ei tea, võitja võidust ja Pärnu Randast, et sa juba vaikselt tekkisid juba siis need kohad, kus sa saad mingi produceril kataloogi klikkida, on ju, põhimõtteliselt terve peaaegu kogu maailma kuradi biite saad kuulata, et mis sind kõnetab. Aga siis samal ajal tulid need veits vanakoolimad tüübid ja siis andsid suure kataloogi biite, vaatasid, shit, me siit kindlalt midagi leiame, siis saad aru, et need on nagu demod, et seal on nagu, et isegi mitte halvas mõttes, vaid see on kuidagi nagu võib-olla, et need selle aja biidimeistrid või need paar tüüpi, kes saatsid, et nad on mõelnud rohkem kui songwriterid, et mul on siin lihtsalt kuule ainult seda nagu rütmi patternit, ma need trummid teen päriselt siis, kui see me tegema hakkame, on ju, ja kuule seda sündikäiku, meloodiat, on ju. Ja siis, aga siis me kuulasime nagu, et see on ju poolik. Jah, see on nagu, et siis saidki aru, et nagu kui oluline see nagu see kuradi thickness ja see nagu, et see emotsioon tekiks, inspiratsioon ja nüüd on see, et sa kuuledki põhimõtteliselt valmis biiti, et okei, meeldib 3 sotti või toin 500 või palju läheb, on ju. Ja, aga siis oli see, et nagu, ja saidki aru, et ta saadab seda sama pakki väga paljudele kogu aeg ja siis, miks see ei kõneta, nagu pead vist nüüd lõpuni tegema.
ja mingi ümisema äkki mingi refi osa peale või noh, et ja eks need jällegi see on nii seinast seina, et ma saan ka biite ikka tänase päevani. Ma eelistaksin seda, et ma olen kellegagi koos. Okei, ma eelistaks, et keegi saadaks mulle see biidi täpselt, mida ma otsin ilmselgelt. Ma ei tea, mis see on. Tema ei tea, mis ammugi, mis see on. Et kui sa võib-olla kuulasid Leekrüübet, et seal ei olnud kusest traditsioonilist, klassikalist hip-hopi biiti oli nagu natuke vähem. Et seal ikkagi nagu must nagu elab kuidagi teistmoodi. Ta kasvab ja siis kahaneb, et seda luupi. Noh, ma kuulan need läbi, kui ma jõuan, mis mulle saadetakse, aga paha tihti, et kui sa ikkagi tahad mingit soundi või et okei, mul on mingi mõte, sa pead ikka koos töötama kellegagi, vastasel juhul sa, keegi on justkui enda selle koduse töö ära teinud, et mul on siin, ma ei tea, mingi 70 biiti, siis on nii, et kõneta mind, väga off chance, et see on see, mida sa parajasti otsid. Kuulad neid sneere läbi seal splace'ist. Ja peab ka seda tegema. Aga see, kas sa vahel kirjutad nii ka, et sa lihtsalt oled mingi klahvi taga või sul mingi klikk käib või sa ju sul ei pea on ju biiti olema, et sa kirjutaks on ju. Sest see oli mul, jälle ma kordan ennast, aga kuule, mul ongi erinev inimene siin, kui ma päriselus suhtlen erinevate inimestega, meil ka vahel jututeemad kattuvad. Chill on ju, vahel lihtsalt üks inimene tõenäoliselt kommenteeris kunagi ammu ja nüüd see on mul kompleks elu lõpuni. Et sama lugu. Tähendab, see oli mul Tigraniga koos töötades, see oli minu jaoks suur üllatus ja ma proovisin suruda talle, ma ütlesin, et sul pole vaja biiti nagu, pane kas või mingi metronoom, kui sul on vaja seda, et kuidas see on. Aga tema aju töötas täpselt nii, et tal on nagu see, tal on vaja see, et vibe on, mis see on, kuidas ma siia peale teen, aga et ta nagu üldiselt nagu vist taks siis kirjutama, kui biit oli olemas, mingi hea, et ta minu meelest nii ei teinud, et ta lihtsalt on märknikud täis, vaatame kuhu, mida läheb. Sorry, kui mul valesti meeles on, need olid väga udused ajad. Ei arusaadav. Ma töötan mõlemat moodi, et loomulikult biit megalt aitab. Aga see ei tähenda, et mul ei ole asjad nagu ajus, mida ma tahan peast välja saada. Et siis ikka kirjutad need mingid seosed, kas või ideest on või voice notesidega vaata, et see on pea seest välja, ega nad ei püsi meeles. Õhtul lähed magama. Mingi hea mõte. Hommikul ma olen kõige jõhkram asja, ma lähen sinna suhkrumollile MC Battle'ile ja mul on nii hea, ma loodan, et ma saan vastaseks endale. Türamis referents. Aga ma mäletan neid suhkrumolli. Ja ärkad hommikul üles, et miks pime on. Aga see Louis C.K. ütles selle kohta, et kui läheb meelest ära see nali või siis riim, et siis polnudki hea riim. Et ei pidanudki, aga see on juba nagu see on mingi mediteerib ka nii juba. See on liiga mingi Rick Rubin on see ka, et polnud ette nähtud, et tegelikult kuidas me teame, väga mugav on öelda, et ma oleks meelest ära, järelikult oli jama. See on see rahu tegemine pigem, muidu sa sa pead lihtsalt edasi liikuma. Absoluutselt, seda küll. Ja küll need, et kas me arvame, et kas arvad, et su kõige parem nali on juba kirjutatud? Vist ei. Ma pikalt mõtlesin, sest ma kirjutasin hästi vähe. Ja siis hakkad rohkem tegema, siit tuleb küll tegelikult. Lauludega on täpselt samamoodi. Eile olin kuskil Üdrumas, sõin lõunat lihtsalt as you do ja ma olin nagu raadio mängis, ma olin, et what the hell peaks juhtuma, et ma kirjutaksin sellise laulu ja siis ma olin, et nagu, et on seal isegi mingit vahet enam, et lihtsalt need laul on vaja niikuinii kirjutada, ei ole vaja, aga kui sa tahad, et siis nagu tee mida iganes, et see ei ole, et nagu hästi see mingi lahterdamine, vaata, et kõike on ju tehtud. Kõige nõmedam on lihtsalt see, kui ma ühel hetkel avastad, et issand jumal, ma kirjutan sama laulu lihtsalt juba mingi 5. aastat nagu lihtsalt teiste sõnadega nagu see asi. Et siis sa saadki nagu, et okei, ma lihtsalt, ma ei tea, mis iganes siin toimub, ma kirjutan need asjad enda pea seest välja, niimoodi mul pea seest tulevad ja ma ei toimeta, ma loomulikult ma toimetan nagu asjad võib-olla suupärasemaks, aga niimoodi, et on seal mingisugune vägisõna on sees. Et seal Leekrüübel on paar tükki, ma olin, et ma peaksin tegelikult kirjutama need nagu nendeks metafoorideks. Siis ma olin, ei, et sa pead ütlema need asjad ära. Need ei ole nagu PG
7 on ju, et see on nagu, et noh, tegelikult täiesti aktuaalsed igapäevased sõnad, et ära nagu varja seda, kust sul see tunne tuleb, et sa lihtsalt alati tahad, ma tahan nagu pehmendada seda tunnet, rääkida läbi metafoori ja et teha nagu pehmemaks, tegelikult ta saadab sind perse. Ei, meie perse on tegelikult see, mis ma ütlesin ja nii ma seda kirjutasin ja nii ta ka jäi. Ja, see on mind ka veits, no see on jälle see tunnetuse asi, mõni võib-olla täitsa vales kohas võib see tulla, see tunne, mis on täiesti õigustamata, aga siis kui on nagu üle kirjutatud või üle toimetatud asi, jälle stand-up'is veits sama, et vahel sa näed ära, et nagu, noh, nali on ammu läbi juba, aga et sa otsid veel sealt seda, et siit saab veel seda, siis saad veel seda, siis on nagu fucking kaua sa räägid sellest. Et ma saan aru, et sul oli vaja aeg täis saada nagu. Mõnikord see less is more on päris asi. Nali on läbi, jäta see 40 sekki järgmisele vennale. Aga sul selle sotsmeedia siis eemaldumisega, kas mul lihtsalt tuli meelde, et mul on endal see põhikartus, millest vist Bill Burr ka rääkis, et teises võtmes, et sa justkui jääd mingist asjast maha, et just paralleelidest rääkides näiteks või lüürikast, et mis see nagu kaasa, või no mingisugused, ma ei ütle, et TikTok trendid, et sa pead mingi cool'i slängi teadma ja 6-7 kindlalt sisse kirjutama kuhugi on ju, aga noh et mul ma ei tea seda referentsi, aga ma olen seda kuulnud. et nagu, et veidi on see, et kui me sellises nagu industris oleme, siis veits nagu on justkui see, mul on kuklas see õigustus, et ma pean ju up to date olema asjadega. Kui vanad su fännid on? Sealt tuleb see türa küll. Ehk siis, pluss kui ma proovin liiga up to date olla, see on niikuinii piinlik ja vastik nendele noortele ka, siis ma võiks need ei saa juba ammu olla. Just, jah. Aga lihtsalt Bill Burril oli see, et nagu ta mingi hetk riffis laval mingit nalja ja siis tahtis mingi popstaari nime öelda, ütles Britney Spears ja siis sai aru, nagu see oli mingi 5 aastat tagasi, sai aru, et issand jumal, nagu kas või Rihanna öelnud või midagigi, aga niisugused, et no, et veidi midagi teada, aga samas tõesti on see kõige fucking mait seal küssi peale see, et kui vanad fännid on. Sest tõesti nagu neil on ju, noh, et nad ju mis ma proovin meenutada enda, et me ju kõik kasvame koos tegelikult. Täpselt. Et no kui sa ei lase nendel endaga koos kasvada, siis sa nagu dumb it down nagu vägisi. Sest mina mõtlen nagu artistide peale, keda mulle meeldib kuulata, noh, mis iganes, Andrei 3000, mingi, noh, et vend tegi selle Flöödi albumi ühel hetkel. See vend on omadega seal, kui ta hakkaks mulle rääkima mingi, ma ei tea, noh, Sippin syrup. No see on üks asi või siis, et hei, kas sa nägid, et see mingi Titanicu väike halb laev läks põhjama, et ma ei ole siin, et saada popkultuuri referentse sinu käest, nagu ma tahan mul on veel laule kuulda, nagu, kuidas sa mõtled, nagu, kuidas submergible täpselt, et lihtsalt anna mulle seda, mis sulle öelda on. Anna mulle seda, mis sulle öelda on ja las ma nagu peegeldan seda, kas see kõnetab mind või mitte, see on juba minu enda teha. Kui tema üritaks teha laulu Gen Z-le, siis ma olen jah, et okei, fucked fam, nagu, et siis me oleme täitsa kadunud. Ja tuleb, mul ongi vist see enda õigustamiseks, miks mul seda TikToki vaja on, sest ma näiteks väga enim müüv nii-öelda siis sellest ühesõnaga Sander Õigus, koomik, ta nagu vihkab TikToki ja mingisugused sotsmeedia trende ja asju, tal pole aimu ka, mis toimub. Ja ta müüb nagu, noh, kui Ari ärakollist, siis ta müüb kõige rohkem. On ju, ja et ma nagu neid näiteid ei pane tähele. Neid, kus on, mul oli kindlalt vaja. Üsna eluline ja tegelikult väga täpne, eks ole. Sest et kohe, kui sa võtad sellest võrrandist endast välja, et sa pead nagu, kuidas ma nagu, noh, no sa tead täpselt, mis see vastus sellele küsimusele on, sa lihtsalt õigustad endast mingit asja tegema nagu ja selles mõttes, et see on ülli fine, lihtsalt siis ära nagu, noh, räägi sellest rohkem. Jah, et see on see sfäär, kus sa oled, sa eksisteerid ja ma olen nagu absoluutselt vastupidi, noh, ma mõtlen praegu, et kuidas ma saaksin maale, kui sügava ma pean tegema oma peenra, et seal nagu reaalselt nagu porgandid ära ei kuiva, noh. Mind ei huvita, mis on mingi trend on. Kuidas kujutad sa ette, et see me huvitaks mind? Ma laseks, see oleks nii overwhelming minu jaoks, et ma peaks olema mingi interneti asjadega kursis. Äkki mul on see õigustus, et kuna ma olen ikkagi oma sõrme sellele influentsiamisele kandnud, siis seal see veits on, seal on ikkagi vaja, siis ma kahjuks selle pärast pean. Muidu ma... See on nii loll jutt, et ma ei tea,
Jätke õigustama, ei muidugi, tee ennast. Sa ei saa mulle raha ise tõstatan teema ja siis ei võta abi vastu. Aga mul on see lastega näiteks sama, ma olen pannud tähele, et ma näen ainult neid sittasid näiteid, nagu, et kus on paarid lahku läinud, kus inimesed on tülis, unustavad üksteist ära. Jumal palju häid sõpru, kellel on lapsed, kelle läks tugevamaks. Ja siis on nagu, ma ei pane tähele seda. Ma vaatan ainult neid ohumärke, et ei, see ikka lõhub ära inimesed. Ja. Ma arvan, et siin on vähe tugevamat enesepeegeldust vaja või dialoog minuga. Nagu elukaaslased ütleb, mine fucking. Miks sa praegu minule on? Mine trenni lihtsalt. Sa ei üldegi teraapiasse minema, mine õue, põhiline on see, et jätta telefon koju, kui sa saad, sa vähegi saad, proovi nii need asjad ära teha. Minu üks Essa väike samm on see, et kui ma Al Capone'i tobi teen, siis ma ei ole telos. See on mu see üks 2 minutit paus. Sest ma mingi hetk panin tähele, et ma kunagi olin suitsetaja, kes nagu tegi marpsi reaalselt. Ja siis vist juba olid iPhone'id. Ma reedan oma vanuse jälle, sest ma olen ikkagi cool. Et siis oli see, et mis on minu kõige ebaseksikam asi, on kiirustades tobi tegemine ikkagi päevasel ajal. Et kui sa näed kedagi tänaval nagu vastu kõndimas, et nagu mingi lõunapäevast kuskil bussi uksed. Ma olen Lasnamäel kasvanud, ma tean täpselt, millest sa räägid. Ja viimane see pahv. Siis istud selle tossu sees seal järgmised 20 minutit. That's vibe. Ja siis avastasin ennast, nagu kui ma nüüd juulis võtsin tänu suvetuurile, võtsin selle Al Capone'i kätte ja raske on maha jätta, siis avastasin ennast mingi hetk niimoodi, et sul on telo käes ja siis sa teed seda, vaata, telo scrollid ja siis saad aru, ma ei naudi kumbagi praegu, nagu saad nagu siukse overloadi pärast siit olla, tegelikult on nagu mitte midagi ei saanud. Sellest ka ma jällegi viimane inimene, kes kellelegi moraali peaks lugema, aga kui sa üritad ühte asja korraga teha, kas või dialoogi pidada, siis see on päris hea, sa saad päriselt mis sa ütlesid? Ma kuulsin, sest ma kuulasin, mida sa räägid. See telefon on üks asi, mis iganes, et paned YouTube'i samal ajal, kui sa sööd, et nagu söö lihtsalt ära, pärast vaatad. Ma imestan ka, kuidas mul endal see nii kaua aega läks, vaata. Ma arvan, see multitasking on full scam nagu maailmas, mis üritab närviliseks teha, nagu, et ma ei tee piisavalt. Ma teen väga palju piisavalt, ma lihtsalt teen nagu palju asju korraga ja siis ma need see on overwhelming, ma ei jaksa kõik lõpuni viia. Teed ühe asja korraga, to-do listis tõmbad. Mega lihtne. Ja sa pead mitusada asja päevast tegema, tee 4. Tee need 4 asja ära, siis sa võtta lõõgastud. Et mis iganes, et mul ei ole nagu kunagi olnud mingit hästi süstemaatilist mingit riimide kirjutamise süsteemi. Ja siis on nii, et okei, aga võib-olla tee siis. Näiteks tee, et sa lähedki stuudiosse, sul jääb telefon ja jopetaskusse ja sa hakkad nagu tegema lihtsalt. Nii lihtne neid segajaid leida, nagu, et on see siis kodusse külmkapp või mingi stuudiosse kohvimasin või mis iganes muud, et oleks ma praegu tüüp, kellel on 3 last kodus, siis ma oleks nüüd sutsi, seal jätsid külmkappi. Eks ta on, täpselt. Igal ühel on meil omad võitlused. Aga nad ise tegid need lapsed. You know what you're getting into. Nüüd ei ole aega enda jaoks. Kuidas see esimene sulle mõjus? Teine. Ja siis mõtlesid, et teeme 3. GG, homie. Lihtne liigutus. Vist. Nüüd, jah? Vist nüüd, jah. Too little, too late. See paar lüürikat, mis ma panin sulde lähele, see ma enne rääkisin, ma ei kuula sõnu, on ju, peaaegu üldse. Mis nüüd sul Tüüni laulus tuli ette ja see nagu jäi helisema, et kui naudid muusikat, siis oled ilmselt rõõmus, sest alles kui oled õnnetu, sa mõistad sõnu. Ja siis ma mõtlesin, et oota, kas mul on siis nii fucking epic life, sest ma nagu reaalselt, ma kuulan beati pigem, mul on see, aga siis kui on need full, see on nagu nii eluline asi, et kui on need full downerid olnud, siis on see, et Lewis Capaldi peale ja fuck! See mees lihtsalt teab, mida ma praegu läbi elan selles sekundil. Ma arvan, et see on nii. Mega. Jällegi mingi tähelepanek. Ma arvan, et see on nii. Ja teine oli see, mis oli... Ma nüüd ei tea, kumma nurga alt sa seda mõtled, aga sul oli, et satiir on IQ test. Ma ei mäleta isegi, mis loos see oli, aga... Et ma ütlen, et ma olen best. See on ja Imelise otsingul on uue albumi pealt. Ma väidan, et satiir on IQ test. Aga kas see näitab siis, et mulle tundub, et need, kes ei saa satiirist ega irooniast aru, idioodid.
lollud. Väiksed lollud. No ühesõnaga, jah, niipidi ma mõtlen. Niipidi, jah. Okei. Sest kunagi ei tea, vaata, mõnel on see, et nagu miks sa siin peidad ennast mingi satiiri taha, vaata, miks me ei või päriselt rääkida, et niipidi saab ka vaadata. Aga ma olen samamoodi, et see on pigem see, et ikkagi... Ja ta on paras filter, jah, et kõigest ei saa esimese korraga aru ja võib-olla kõikidest seosetest kindlasti mitte. Jäid mõtlema, pead lüürika ümber kirjutama. Võtke maha album. Saadan uue faili. Paned juurde selles mõttes, et noh, et... Mis ma öelda sellega tahtsin? ei, tegelikult on... Minu meelest see on nagu... Minu meelest jällegi tähelepanek elust enesest, et satiir justkui on IQ-dest, et see ei tähenda, et kõige üle peab vägisi saama nalja teha, aga no jällegi see Ricky Gervais on alati öelnud, vaata, et noh, mingid asjad ei ole naljakad, aga naljad nende asjade üle on teinekord väga naljakad. Et noh, kus me selle joone tõmbame, on ju. Tunnetuslik. Just, ja noh, näiteks datimises on ka veits see, kui sa mingi naisega kohtud, siis on ka see, et noh, kas ta saab aru su puldist või on nii, et sest mitte datimimise seoses, aga noh, kas või kui ma olen mingi... See on lihtne dialoog lihtsalt ka, kelle iganes, vaata, et see võib-olla sul suitsu nurgas mingi suvalise inimesega või loomulikult teidil samamoodi, et kui ma nüüd seda ütlen, kas... siis ma et sa alati nagu pead ütlema, vaata, sest et siis sa alati jääd muidu ennast nagu lollimaks tegema või see, et ma räägin siis nagu mingil teisel tasemel. Äkki sa saad siis aru, kui ma tähendab. Sest et mul on olnud neid hetki, kui sa oled kuskil, ma ei tea, backeris või nagu mingid pooltuttavatega kuskil räägid dinnerilauas või midagi ja siis on see, et räägid jutu ära, tema räägib mingit oma juttu ja siis ma lihtsalt põhimõtteliselt mingi viisakusest naeran või teen mingi turtsatuse, sest minu jaoks nagu mingi naljakas asi ja siis nad ei nagu päriselt switch kohe niimoodi, et nagu kohe, kui ma väike irve või naer või turtsatus on, siis ma just kui naeran selle üle, et ma ei usu teda. Et nagu mõnel on siuke nagu, ei ma nagu, tegelikult ka juhtus. Ja siis, mis elu sa oled elanud, kui palju sa valetanud siis oled elanud, et nagu iga asi on nagu tšurr! Ja noh, üldse nagu ongi see, või siis vastupidi jah, et kui teed mingi satiiri või sarkasmi, siis on see, et mis mõttes? Siis saad aru, oh my god, ma olen 2 tundi pean siin. Ja aga sarkasmiga on nagu raske juhus, et sarkasm on minu meelest väga tunnetuslik, nagu et eriti kui sa ei tunne kedagi, siis et sa viskad nagu varju mingi nagu situatsiooni või tunde või keegi ütle midagi, et ma ei tea, et ma jäin hiljaks, et oleks meid varem tulema. Oot. Ega ma meelega ei jäänud. Ei, ma teinud laimi. Bussi tulnud? Okei. Esimene reaktsioon, et bussid. Tead, mis ma just aru sain? Ma panin satiiri ja sarkasmi sama sõna alla praegu. Sest mul oli nagu pikalt, ma rääkisin juba ammu sarkasmist, sest satiir ju tähendab ka seda, et sul on eelinfo ja sa tead, mida sa justkui pogid. Satiir tähendab, et sa oled ka teadlik paljudest asjade erudeeritust näitab ka. Sarkasm ei ole IQ-dest. Sarkasm võib lihtsalt olla õel ja võib olla ka väga naljakas, aga need ei ole ammugi samad asjad. Kõik, mis ma olen proovinud. Ma kuulin mingi kapost tulid, mingi vennad tulid just uksest välja siia poole, et tahavad sind ära väänata selle. What the fuck, sa oled sõnad segamini? Juhtub, aga vaata, kui hea, et sa oled piisavalt lahtise peaga, et sa tunnistad seda, et sa ei lähe koju pärast. Mul on täna Essa siuke päev, ma veidi vingusin ärgates, et türa, mul on nagu nii palju teha, mul on täna õhtul on Kuressaares show, on ju, ja saad aru, et selleks, et 5 läheme kohale, et sättida valgused paika, 7 hakkab show, selleks, et 5 fucking Kuressaarde jõuda, me peame kell 1 sõitma hakkama ja siis meil leidsime just eelmine nädal ühise pädeli aja sõpradega, kellega ma ainult viitsin mängida. Ja siis peaaegu oli see, et fuck, Tommy podcasti pean ka siia, et üle Saaremaale pean minema, laseks üle ja siis on teine, ma ei saa, äkki Tom ta viitsib veits varem tulla. Eks mul on täna kindlalt fucking viitsi. Ei, ma viitsin kindlalt varem tulla, ma ei viitsi hiljem tulla. Just, see on nagu hea. Ja olles just eile Saaremaalt tulnud, siis ma tean täpselt, kui raske on sinna saada. Ma arvan, et see 14.55 praam viib üle. Täpselt umbes nii, see on insane ja siis hommikul oli see, et putsi küll, mul on nii tihe päev, ma pean selle tegema, ma pean siis minema pädelisse putsi, ma pean kiirelt pesus käima, siis minema oma unistuste tööd tegema Saaremaale, siis vaikselt juba jõuab kohale, et sa vingud inimestel on see iga päev. Kõik, kes pädelis, mul pädelis on sõbrad, käivad nagu suhteliselt nagu tavatööl, nad võtavad ka tööajast
ma ei tea, kas ma võisin öelda, aga ühesõnaga lõunapausi ajast pädelis käivad. Ikka. Ja noh, tindalt ei tee e-maile samale. Ma saan aru, mul oli täpselt sama mõte täna, mul jällegi hea sõber Kohver on alati tuletab mulle meelde sulle, et võib-olla siis, kui sa peaks naabri hoovi minema lund lükkama, oleks sul niimoodi, et ma ei viitsi. Et iga kord, kui sa lähed ikkagi oma asja tegema, tee see ära, see on su unistus. Sa oled nagu, see on nagu me oleme nii heas kohas oma asjadega, et meid oodatakse kuskile, vaata. Me ise meil on oma mingid asjad, meil nagu reaalselt nagu ready. Ma ei saa öelda. Ma tahan. Sa tead, mida ma tahan. I can't. I can. Et noh, me saame nagu elada enda elu nii, nagu me kujutame ette, et see meile oleks kõige nagu ägedam ja meil ei ole mitte ühtegi grammi õigustust vingumiseks. Ja, aga see on nii vastikult. See on kiire tulema midagi. See on kiire tulema selles mõttes, nii vastikult palju võtab mul vähemalt veel energiat see, et seda meenutada. Meil on nagu, meil on üks koomik Maria Sepp kaasas tuuril ja siis me temaga meil läbi nali, et we get to do this, nagu ütleme enne show'd. Alati tuleb see, et putt raha 4 tundi saarde. Mida ma räägin üldse nagu miks me tegime üldse algust sättima ja siis saad aru, et nagu 5 aastat tagasi Mattias oleks seal nii, et please, nagu ma lükkasin nii pikalt seda soolotuuri edasi, et nagu ei julenud teha lihtsalt. One chance, one opportunity. Ja siis ongi tõng ja siis full pomm, keegi naeras. Putsi! Jah, see juhtub. I suck! Jah, juhtub meie kõigiga. Jah, et ma ei tea, miks see selle hetke nautimine nii raskelt tuleb. Samas jälle see, minu podcast räägib minust pohhui. Et kui aitab minust, räägib mu tööst. Et selle samas Pärnu Randa ajal ma olin see kuradi tatt nagu, kes oli nii, et fucking nagu kõva vend ja ma tegin selle kõige hotima loo biidi ja siis saad aru, et nagu niipidi ka ei lähe. Et kui sa oledki seal, et nagu tegelikult, ja siis sealt tekib mingi kompleks, et võib-olla ei tohi siis tunda rõõmu või et kui sa oled korra nagu, siis me tegime päris suure show Tigraniga, mis nagu mingi kriitilises mõttes feilis, pileteid läks okeilt, aga sealt tekib mingi kompleks edasiseks. Seal oli ka hea tunne pärast show'd, pärast tuli välja, et ei, dog shit oli tegelikult. Ja siis on see, et fuck, äkki ma ei tohi siis tunda seda nagu rahulolu tunnet või seda, et epic läheme, et äkki seal on, nüüd on see kompleks nagu, et kui mul on hea vibe peale enne show'd, türa see, it's gonna suck. Huvitav, jah. Sest et nagu, ma ei tea, meil nagu, või noh, mul see laiviga, ma ei tea, mul ei ole mingit mustrit, et ma loodan, et ma võib-olla ongi see, et ma olen enne show'd, ma tahan ainuke asi, mis ma tahan, on vaikselt olla backeris oma ette, võib-olla ongi Lauri on seal ja niimoodi, et jumala eest, et ma ei, pärast võib olla mingisugune istumine, aga ennem nagu see pigem täiega segab mind ja võib-olla teinekord korraldajan tuleb nii, et okei, et ma ei tea, mida leiname, on ju. Aha, jah. Et mul see kogu energia läheb laval välja. Noh, et ma annan selle seal ära, mida ma sellest siis nagu ennem annan. Aga mis su see kõige lühem nagu millegi muu laivi ja millegi muu varasema tegemise kõige lühem aeg on olnud. Et kas sa oled pidanud kunagi mingi, et sul oli vaja see asi ära filmida või teed mingi kuradi porgand mulda panna ja siis sealt 10 mintsa hiljem lähed juba kuhugi lavale. Mis see kõige lühem on, et kui sa seda vaikust enne nagu hindad, et või sa sätid alati nii, et... Ei, aga mul ei ole selle üle üldse kontrolli. No, et eraveod eriti, et siin olid, et oledki kuskil lava taga, mingi kardina taga, kuskil mingis köögis nagu ja noh, siis ei ole mingi, et aga vait, et nagu siis on niimoodi, et play the game. Ma olen külaline ja ma olen teenindav personal nagu teisedki, et ma tulin oma tööd tegema. Et pahatihti, ma ei tea, mis kogemused sul backeritega on, aga need on suht miidid on need ikkagi. Et paar kohta on ju, tõesti ma name dropin midagi, mida ma arvan, et ma kunagi ei name dropi, aga reaalselt Jõgeval on siuke koht nagu Saekaater ja ma ütlen, see on üle mõistuse, kui äge backer seal on. Täiesti pekkis. Aga kui suur saal on, kas see võiks stand-up? Saal on. Ja. Äkki väiksed lisasõud ja noh, leia kontakt ja ma arvan, et seal ei ole mingit muret. Seal selles mõttes, et
see on nagu päris soe ruum, erinevad külmikud nagu esemetega, mida sa isegi ei taha, sest et nad ei ole nagu, et me peame kuskilt tooma sulle mingi Fiji vee, mul sest Fiji vesi, mul muhku. Lihtsalt too mulle mingi vesi, üks on toasoe, üks on külm, üks ma siis vaatan. Noh, muidu on niimoodi, et võtad sealt ikka kõik õlled, mis on sulle eraldatud või mingi šampust, nii lähed autoga, et lükkad kotti ja kodus on ju, timmid neid pärast. Seal on niimoodi, et seal on suured külmikud, et imelik oleks midagi kaasa võtta isegi, et see lihtsalt on nii proor on, täiesti nagu ei kellegi maal, vau, äge. Ja siis sealt Jõgevalt otse Hoilika Bäkkarist, siis olid what the fuck. Seal ma ei ole küll käinud. T3-s oli ka suht mingi ränk Bäkkar. Ja fuck, meil oli see suvetuurishow, siis oli, te saate eraldi sissepääsuga Bäkkar, meil oli yes, thank God, lõpuks. See on nüüd paremaks teinud, et tähendab see sissepääs on seal, et varasemalt see oli küll, et kui seal oli mingi, palju inimesi või keegi arvas, et lähme kõik sinna, minge teise kohta lihtsalt. Aga seal ei ole kuskile minna, see on, et ma tahaks vetsu minna, see, et õue kaudu. Ma pean tärast koju minema. Aga jällegi, lava, kõik muud asjad, super. Et sellist universaalset lahedat kohta praegu peast ei tulegi, kus kõik on nagu äge. Aga eks nüüd Bäkkarites lihtsalt on see, et nagu pahatihti lõviosa oma ajast sa seal veedad. Peale soundchecki või kuskil eriti, kus sa võõras linna, siis see on nagu see üks koht, mis võiks olla mõnus ja mugav ja et no questions ask, et mis iganes sul seal Raideris siis on. Ja me oleme väga leplikud, meil ei ole nagu mingid veed ja soe toit võiks olla, siis kui see on providitud, siis on juba suva nagu. Aga kas teil pitsaga oli ka laive või? Paar tükk oli, jah. Aga kas seal ei olnud seda, et umbes, et sul ja kohvril on hoopis teine backstage'i olemise valmistumise vaib, sest ma mäletan mingid fopaatuurid või midagi, kui ka oli stand-up ja Tigranil oli see, et nagu riff, nagu kogu aeg lihtsalt mingi jutt käib, ma olen nagu nii, et ma fucking pean kohe minema, olen fucking vaid, siis saad veel puid selle eest, et ma olen nii põde ja tere, sa põed, sa on nii kaua teinud, seda fucking ole vaid. Et ongi, meil on erinevad tegurid, eks ole, näiteks jah, absoluutselt, et näiteks ongi, et Lauri tahab süüa, kindlasti tahab mingi sooja sööki, mul on siis söögist suht suva, ma võin pärast midagi näksida, aga võtad vaikust, seda me suudame teine selle nagu pakkuda, et me oleme koos. Aga kohvril on mingid omad, ma ei mäletagi, mis need olid, aga kindlasti need olid nagu see, et kui ma muidu ei oleks, et teeme mingi pitsi, siis ma tean ühte meest, kes kindlasti teeks mingi pitsi ja ma olen ohver. Mul on vaja hot plate'i ka, ma teeks veits kreveti kokteili annella ka väiks. Ma teen kruule toitu veits. Toidan siin. Me sattusime mingile peole Hiiumaal pärast show'd ja siis oli ka samamoodi, et nagu, oota, kohver pidi ka olema. Ta on köögis juba, teeb kõigile mingid kimsipurkse nagu öösel kell 2. See on nagu, fuck, nice. Aga see oli kalurite päeval või? Vist jah. Ma olin ka seal, aga ma olin ka külaliste seas ja siis ma juba läksin mingi pikne hakkas, rets äike oli ju. Sealt sai head footit. Sest see torm tuli sealt mere pealt ja ma olin, et okei, et viimasel aru ajal, kui miinused esinesid, siis ma olin, et oi, ma olen hotelli ära juba. Meid tõmbasid mingid suhkruvati müüjad, tõmbasid oma telki. Ei, kutid, tulge siia. Oli jõhker oli see. Mega nagu. Aga jälle, full kuradi mäluauku ära ja siis kuhugi väiks kodumajutusse nagu kägarasse. Et nagu, what is life? Aga ja mul suvetuurist tuli kindlalt see kuradi maksapleks, sest see on ongi reaalselt 6 aega järjest. Heal juhul 5 päeva pausi joomisest nagu 6 aja peale. Tore, et sa sellest suudad nii ausalt rääkida, sest et mul oleks endal ikka päris piinlik. Ma olen nagu, statsi teha nagu. Ma olen omale kahjuks selle imidži teinud, et ma olengi fucking parmrott nagu, et elu lõpuni siis peab olema vist. Aga kas sa ei arva, et see on nagu, me elame maailmas, kus me nagu teeme mingi assurance'it ja kuidas ütled nagu, mis need sõnad on, et aga mis see sõna on, mis ma ütlesin? Affirmationid, just. Et ma olen ilus tark ja osav. Ma olen see, mis iganes ma ütlen, et ma olen. Ma kunagi suutsin teha seda, et kui oli veidi nagu siuke teebrekam aeg, siis mul oli Notesi äpis oli see to-do list päevane ja siis mul oli esimene alati, et tuleb hea päev. Panin selle kirja lihtsalt ja siis oli what? It fucking works, ta. Täiega. Või kas või see, mis Kristen Bell kunagi ütles, et nagu lihtsalt tee nii. Siit tunne aja suunurgad üles nagu ja siis vaata peeglisse, fucking let's do it. See on asi, mida ma pahatihti pean endale meelde tuletama, kui olen autoroolis. Et ma olin, et okei, ma siis käin mingi beserke vipa siit välja, sest inimesed ei oska autoga sõita. Siis see on niimoodi, et hei, see, et ta mulle ette sõitis, ei defineeri teda. Ta lihtsalt
tegi selle liigutuse, ta ei vihka mind, ma ei pea talle hakkama järgi sõitma, mingi Jüri ringil teda välja tõstma sealt autost. Vihkan, kui nii juhtub. Jälle, fuck. Keegi tegi pilti ka. Jah, täpselt. Et see on, so whatever, see on nii whatever, no need asjad on nii pseudo, et ongi, okei. Ma saan aru, et sa pead ära minema või? Ma vaikselt pean minema, aga mul tuli veel selle ühe affirmationiga meelde, me selle paastu ajal proovisime mediteerimist ka, iga õhtu pidi veits tegema. Ja siis mul on lihtsalt mediteerimise promootoritele väike nagu sõnum, et küsige enne, kas inimesed on olnud pand pidu kuskil Vestaril enne, kas inimesed on võib-olla kõik maailma narksid ära proovinud enne, et see, et sa ütled, et meditatsioonist võib lausa ekstaasi sattuda, siis inimesel, kes on väga palju elu näinud. See ei ole kindlalt see sama ekstaas. Ja ta võibki jääda otsima seda ekstaasi, mida sa ütled, et toor kakao on. It's not the same. Sa eksitad inimesed teel ja nad arvavad, et neil on midagi viga, et nad seda ekstaasi ei saa, aga kui sa oled siuksed kuradi Mendelejevi läbi käinud enne ja... Kurat, ma niimoodi ei viitsi suga nõustuda selle teemal lihtsalt. Olgugi, et meditatsioon võib olla niimoodi, et ei ole, et go, hakka mediteerima, et see nõuab aega. Kohe on epic. Vahet ei ole, mis iganes sa tarbinud oled, on kõik töötanud sinu psüühega ja see on aktiveerinud su ajus midagi, mis tähendab seda, et ma väidan, et kõik need asjad on su enda sees olemas. Et see on lihtsalt, sa pead niipidi. Et lõpuks on nagu kõige parem hands down kõige parem tunne on olla kaine ja olla kõikidest asjadest vaba, kindlalt. Nagu. Et loomulikult, kas sa arvad, et sa oled mingi Tomorrowland, ma mediteerin ennast sinna, pole käinud, ei pissi, aga võiks olla huvitav, et aga jah, selles mõttes, et võib-olla nad peavad oma selle meditatsiooni doktriini nagu korra üle vaatama. Lihtsalt ütle, et pool aastat on mega igav. Tee lihtsalt see juurde. Pool aastat fucking sucks nagu. Tahtma peab ja sa jõuad sinna. Nice. Ma lihtsalt ütlen sellega ära, et ma siis, kui ma olen peaaegu sulle, ma olen 7 korda sulle mitte saatnud ühte biiti. Ma olen olnud nii, et äkki see läheks. Hommikul saada. Tead ma ei hakka. Siis kui sünna ära peetud, siis hommikul nüüd on see aeg. Kuule seda 2018. aasta trendide järgi tehtud biit. Aga Tom, thanks, et tulid. Kuulake Le Krübe albumit, kuulake muid asju ka. Ja elame veel. Thanks. Ciao.